Kolmikpau kelab sinu mõtetes. Kaurin, Martin ja Tess. Nad on need tegelised, kes vajutavad refresh nuppu su peas. Just siis, kui sa otsustasid mitte mõelda. Kuulama Kolmikpaugu open mic'i. Kolmikpaugu podcasti. Mina olen Tess Vaas. Mina Martin Laasik. Mina olen Kauri Sosi. Ja täna on meil külas jälle Rivo Roost, uues kuues, uued soengud, uued värgid. Räägi, tere Rivo, kuidas läheb? Väga hästi, aitäh, et kutsung oli olemas, et ma tulin siia. Väga hea meel, et olla jälle Kolmikpaugus. Ja mul on uus soeng, nagu näete. Mõtlesin, et Rivo oleks täiesti idablokki ära lihtsalt. See on Martin ka õnneks kohal. Täiesti nagu dressikombinee, nagu baaskat ja lihtsalt viha täis. Uus mina ja niimoodi hakkabki minema, ma arvan, idapoiss tuleb. Rivo ei õpigi eesti keelt korralikult ära vaata, sest kui ta nagu, see ingliskeelne aktsent vaheldub vene omaga lihtsalt vaata. Ja siis ta nagu lihtsalt, tulin open mic on ja siis saad aru, tegin nali, Läks liiga hästi ja... Ei saagi lahti sellest. Sa pead nagu, sa oled Koplis või? Koplis? Ma elan Astangul. Astangul, sorry. See on Mustamäel. Ei, see on tõesti. Minu mikker jälle jõupsib või? Okay. Ja hakkab jälle pihta. Ei ole, ta on nagu ka ikkagi nagu rajoon. Rajoon, jah, rajoon. Nagu ta ei ole rajoon, ta rajoon. Astangu on hea. See on hästi palju lihtsalt, mul on lihtsalt mets. Rivo, kas sa ajasid need juuksed maha mereshow pärast või? Jaa, veits stressi maha, jah. Ma tundsin, et nagu vana stress on juukstes, mis on aastaid kogunud. See on see hair holds memories või? Jaa, hair holds memories. Mul oli mingi pedetukk kogu aeg ka ja siis ma lihtsalt nagu, teeme lihtsalt midagi teismoodi. Ma tegin ise ka blondiks ennast. Kus sa nüüd juuksuris käid? Ma käin Mustamäel. Kas sa käigi selles John Doe's? Yeah. No ma väga tihti ei satu sinna. Ma pigem Mustamäel nagu lähedal ja John Doe, nagu ma pean lihtsalt nagu läbi linna sõitma. Vaata, Astangul 40 minutit sõita. Nagu. Ja mul ei ole aega, mul on kiire. Ma jõuan nagu 40 minutiga kodust Tartusse, nagu te sõidate linna vahel selle maal. See ongi see on crazy. Welcome to Tallinn! Aga me tahtsime tegelikult, enne kui me hakkame siin nagu referuunitama külalisega, siis me tegelikult tahtsime teha natukene väikest tuuri recapi, tahtsime teha natukene promo. Daamid ja härrad, meil on tulemas 29. aprillil kolmapäeval Merekultuurikeskuses. Ehk siis 2 päeva pärast. Ligipääsetava tuuri grande finaale show. Meil saab 50 show'd täis. See on siuke tunne nagu mingi Ivo linna vaata tuur, vaata, meil saab 50 aastat sellest, ei, meil saab 50 show'd, vaata. Äkki me saame mingi hetk seda Anne Veski värkida, et me oleme iga aasta juubelituuril, vaata. Iga aasta ligipääsetav Jana Rikka ratastoolis. Me oleme olnud oktoobris saadik tuuril. Tegelikult augustist olite teie ja mina tulin novembris. Ei olnud augustist. Esimene show oli oktoobris Mustlas. Oktoobris, minu arust oli augustis või septembris. Teil oli ju mingi show, oli ju suve lõpus. No see oli esimene proovikas lihtsalt. See ei olnud ju, see oli see eestlaste kolmnurga teema. Ei, Mustla show oli augusti lõpus. Oli augusti lõpus. Tegelikult see läheb esimesena arvesse. Oli, seda ma mäletangi. Me augusti lõpus tuuril. Täitsa augusti lõpus, jah. Kindlasti. Nahku me vaidleme praegu, tõra, me tahame lihtsalt... Oli augustist või? Ja oli ükskõik millal, ma liiga pikalt. Rivo ei tunne kalendrit isegi. Ma ei tunne midagi. Rivo näeb välja nagu ta ei saa kunagi aru, mis toimub, vaata. Ta on lihtsalt õnnelik, et ta on kohal, vaata. Sa saad aru, kui nagu pikk see tuur oli. See töö, mis me tegime, nagu see oli rets. See on haige, meil on nagu üle 8000 inimese kuradi fucking 50 show, me oleme tänaseks 45 tükki teinud. Me oleme nii jõhkrat harjutanud endas ette, vaata. Nagu mingi jõhkrat. Ja siis me tuleme nüüd Tallinnasse. Viimane show on Tallinnas.
et kõik Rivo fännid, kes on Tallinnas, palun tulge minu meresse. fännid ka. kõik te, kes Tessi te olite fännid. seal fucking T3-s Kong Show'l Mhm. karjuste Rivo, jah, siis tulge kohale. nüüd on aeg. ja siis kõik blondiinid, kes ütlesid, et Tess oleks pidanud kauem lava peal olema. Palun tulge meresse, nüüd vaadake, Tess saab ma saan päriselt 5 minutit teha. ei, sa saad rohkem ju. sa oled kogu aeg 5 minutit. Mis mõttes ei, ma päriselt? ei nagu see Kong Show on vaata 5 minutit, ma ei teinud täis, ma tegin poole peale vaata. Jah, nüüd See oli nagu selles suhtes. Kong Show on see, millest me ei räägi. ja seda ei tohi rääkida ja see me anname spoilerit minul läks Kong Show'l väga hästi. Miikal Meemaa kutsus mind reedel soojendama Elvasse. päriselt või? Äge kutsus või? Jah. väga hea. Sa läksid või? Ma lähen. Nojah, no ütleme, kui see esmaspäeval välja tuleb, siis ma olin reedel. Eelmise nädal reedel olin. kuidas oli siis soojendada? Päris hea tead. Elva publik oli päris mõnus. Maakad, nagu ikka ja. No sinu omad see on huvitav siis. nagu see, et nagu koomikud armastavad nagu Kaurit. No Rivo niikuinii vaata, Rivo on nagu in the gang. Noh, Rivo ongi huumoriklubi uus liige, aga nagu Kaurit nad armastavad ka nagu nendest alustavatest koomikutest. Kauri nagu muretseb asjade pärast vaata ja ta tegeleb asjadega ja nagu ta võtab hingega ja südamega seda. See oli nii ilusti öelda nüüd, aitäh. Jaa, aga vahepeal sa võtad... Ei, lõpeta seal. Ära rohkem edasi mine. Vahepeal sa võtad asju liiga tõsiselt. Tsutt ainult. Aga nagu tsutt, aga nagu me kõik hindame väga seda. Mis sa mõtled liiga tõsiselt? See eelmine podcast, mis me tegime siin selle tuuribussis, vaata, mida me kunagi vist ei avalda, vaata. Mis ma ütlesin seal valesti? Sa mõtled seda, kus Kauri tahtis siis nagu seda, et keegi talle pai teeks korra ja siis ta on nagu rahul. Vist jah. Sai oma pai kätte. Aga okei, no siin härra suur koomik läheb siin, no Rivost me ei räägigi. Ei, Mikkel on hea mentor. Ta on hästi rahulik tüüp, vaata, ta annab head nõud ja. Ma pidin tulema tegelikult Kosele teiega koos, aga siis ma helistasin Janarile, kuule Janar, Miikal kutsus mind soojendama, et kas ma võin natuke käia. Ja siis meil on see värk, et me tahaks tegelikult, et äkki huumoriklubi poisid teevad meil natuke reklaami mere show osas. Siis me tahaks ikkagi mere enam-vähem täis saada. Võiks küll, jah. Oleks palju parem kõigile. See ongi see koht, kust nagu me teame, et meil on nagu kuulajaid, meil on 500 kuulajat vähemalt. Per episood vähemalt ja nagu teie saate tulla. Ma tean, et te saate tulla. Ja kui te ei tule, siis te jääte lihtsalt ühest kõige lahedamast show'st, ma arvan, et mis linnas on tol kõik kolmikpaugu fännid, kui te tulete, me võime teile anda kleepse meres. Saate meiega pilti. Oh my god. Kõik kolm kleepsu, mis meil on, me jagame ära. Mul on kotis jõhkrad kleepse. Mul on päris palju veel alles. Mul on ka kuskil, aga ma ei tea, kuhu ma panin. Aga minu arust, ma täna rääkisin selle Paulaga. Üks kõige Paula. Nii. Ja ma uurisin talt, et kus ta neid üks kõige kleepse teeb, sellepärast, et nagu meie kleepsud, ma ei taha nüüd sitta reklaami meile teha, aga ma veits teen, meie kolmikpaugu kleepsud ei ole nii kvaliteetsed, aga üks kõige kleepsud, see on mul mingi nädal aega olnud peal, ta ei kulu ära, vaata. Ega samas kleepsud kõik kuluvad, mul oli nagu telefoni peal oli huumoriklubi kleepse, ta ikkagi, kui ta on telefoni peal, vaata, ta on sul taskus, ta nagu hõõrub, vaata, ta ikkagi läheb rõvedaks mingi hetk. Siin ei ole midagi teha nagu. Aga saate kleepsu, saate pilti, saate Rivoga pilti, oh my god, armastuse malev. See on ainult üks kord elus, vaata. Ja meil on FTK-s ka, pärast saate meiega koos mökusse jooma tulla. Jaa, FTK-ga vaata. Võite meile jooke välja teha, see on nunnu, sest rahad ei liigu. Mängime Unot mökus. Jaa, damn. Rivo ei saagi rääkida, ma räägin Rivo, nii põnev. Mis sa lubad enda fännidele, kui nad tulevad meresse sind vaatama? Autogrammi. Luban, et saavad 5 eurot nagu väärt. Rivo võtab nagu, Rivo võtab 12 minuti peal riista välja, ma arvan. Teeme nii. Tulete kohale. Nüüd on, vaatad Fientasse, nii huia välja müüdud. Hakkab tulema juba, ma räägin, nagu see Astangu hakkab vaikselt juba nagu kikkima. Astangu lihtsalt vanad inimesed. Ma lihtsalt annan kontekstiga kõigile, et kell ei ole just kõige varasem. Me oleme teinud täna meie kolmekesi, siis tegime Sille, selle open mic'i. Me tegime Sille. Üks kõige.
me lihtsalt ja Rivo vist tegi ükskõige onju lihtsalt. jaa. Rivo käis lihtsalt tööl, vaata ka. ja muidugi jah. Oota, Rivo, mis tööd sa teed üldse? Rivo, jah, mis sa teed üldse? Kes sa oled üldse? Räägi Rivo, ma käin korra ära. jaa, Kauri teeb nii palju tööd, et teda isegi kuulata selle. Ta ei jaksa, tal on trauma juba. jah, see on rets jah. Aga ei, ma olen päeval, ma töötan tehases, nagu Eminem, vaata, paneb plaate kokku ja siis jah, see on nagu oota, mis tehases? Siukse nagu elektriseadmete tehases, seal on elektrikilbid, alajaamad, värgid, särgid ja igast sugust erinevat asju. Soome läheb tooded ja läheb Rootsi ja igale poole üle maailma ja Eestisse ka ja ma teen neid terve päev, lihtsalt panen kokku. Kas sa oled siis nagu Eminem või nagu Mr. Worldwide? Kumb sa oled nagu? Ma olen Eminem. Ta peaks nagu juukseid nagu paar millimeetrit veel nulli ajama, siis ta on Mr. Worldwide. Ma sõidan bussiga, 8 Mile bussiga sõidan tööle ja... Keegi ei viitsi kuulata, kõik jõuad kogu aeg juba sellega rääkimise ajal ära. Laasik on juba bussidest nii palju kuulnud, et... Laasik teeb strippi praegu, näiteks naba meile. Jah. Aga ma sõidan bussiga, mõned mu kõige esimene set, mis ma kirjutasin Open Mic'il oli bussis kirjutatud, vaata nagu Eminem bussis kirjutas, vaata neid. Kust kuhu sa sõitsid siis? Ma sõitsin Keilast Tallinna liinibussiga. See on ikka sükene 20-minutine sõit. Sa kirjutasid Sounds üldse Sinepa? Siis kirjutasin seda, jah. Kirjutasin. Aga see ongi su esimene bitt või? Jah, kõige esimene, jah. Ma vist ei kasuta mitte midagi esimesest Open Mic'ist, mis ma tegin. Nagu... Ma ikka veel teen tuuril seda. Mis sa tahad nüüd Rivo maha teha? Ei, see on lihtsalt lucky. Ma olen lihtsalt nii lucky, et mul esimene set ma saan kasutada seda ükskõik kus ja millal ja... okei, sorry. Ma korra vaatasin, kas mikrofon, ma ei näinud. Võiks arvata, et sul on see ABC asi, vaata. Võiks arvata, et sul on see ABC asi, vaata. ABC? No, AOD või... ADOD. ADOD. Ei, no see on jah. Ma ei julge arsti juurde minna. No ära mine jah. Kõik saavad selle diagnoosi. Täna Sandra tuli ka sinna Backerisse. Rivo rääkis just praegu, kuidas ta nagu 8 Mile'is kirjutas enda seti bussis ja sa lihtsalt hakkad Sandrast rääkima. Kas ta räägib edasi nüüd? Nagu ta juba peaaegu nutab. Ma räägin sellest, et nagu ma räägin, et Martinil on ADOD, vaata. Ma teen väikse vahemärkuse ja siis ma oleks Rivo lasknud edasi rääkida. Ma arvan, teeme kõik kollektiivselt tupsu. Kusjuures ma nagu vaatasin, vaata meil on nagu see uus koomikute generatsioon, vaata nüüd me enam ei pane nagu Backeris jooki, vaid nagu lihtsalt näed, kuidas nagu koomikud tulevad nagu oma antidepressante ära võtma, vaata. Teil tupsu peab. Era uus naine reis. God damn. See läheb thumbnaili peale. Rivo, kas sa teed meres ka alguses nii või? See läheb lihtsalt thumbnaili peale, see lähebki mere plakati peale, vaata. Ei, see läheb meie podcasti episoodi peale. Mere teada, kui ma olen enne teinud, on ju. Ma olen Janariga teinud Danile sooja seal ja Janar on üldse nagu enne, kui mina üldse jõudsin meresse tegema sooja, ta tegi Rogerile sooja ka seal. Ja kui ma esimest korda läksin meresse, nagu see on nagu kõige ägedam, nagu see ongi nagu you made it nagu teatersaal, nagu 1000 inimest. Janar lihtsalt sõidab oma ratastooliga kohale ja teeb oma esimesed need naljad, mis ta on juba 2 aastat teinud, on ju. Aga nüüd teist korda, ma läksin ise lava peal, ma olin nii närvis, ma olin super närvis. Ja Dan oli nagu, sa oled väga hea, Rivo, ära muretse, mingi teeb seda isa värki mulle. Ma olen nüüd Dani poeg või keegi ei tea, siis ta on mu paps. Ja siis... pigem kasuisa siis. Kasuisa. Nagu kasutab. Vähemalt ei ole koer. Ta on groomer, jah. Mikael on mentor, on ja Roger on ka mentor ja Dan on groomer, eks ole. Aga jah, see mere on väga närviline koht, aga tuleb huvitav jah, vaadata, kuidas meie Martin sai rohu kätte. Meie tuur, jah, nagu piletitega ja värki ja see on jah, väga siuke ambitsioon on kõrge, vaata Janaril, et no vähemalt nagu 200-300 inimest võiks tulla. Samas on nagu õige ka ju, me nagu siiamaani vaadates meie nagu tuuri, siis inimesed tulevad kohale ja inimesed lähevad nagu naerul suur minema, et nagu see pileti müümine meres on nagu keeruline praegu, aga see ongi nagu, ma arvan, ongi sellepärast, millest ei ole nagu seda nime veel, et
ja millegipärast Tallinna inimesed ei taha nagu piletit osta. Ja huvitav on see, et koomikud räägivad nagu see, et Tallinnas on suhteliselt ragel nagu üldse show'sid teha nagu ka nagu suuremad koomikud on ju. Et meie nagu need väiksemad kohad on võib-olla lihtsalt nagu üliäge on teha neid, sest ongi meie nagu tuuriga ka, et meil on tasuta üritus on ju. Sa tood nii palju erinevaid inimesi sinna kohale esiteks ja teiseks on see, et nad on juba selle eest ülitänulikud, et sa tulid. Nagu see, et nii-öelda see, et Tallinnas tuleb kogu aeg midagi, vaata kogu aeg keegi esineb, kogu aeg mingi teatri, no vali mida tahad, on ju. Aga väikses kohas on see, et tuleb midagi uut, midagi ägedat ja see nagu tasuta ka oli, ma saangi minna nagu vaatama, nagu kedagi huvita vaata. Et see on nagu üliäge kogemus, see on ülisiiras kogemus ka tegelikult, sest nagu inimesed nagu tõesti, nad jäävad rahule, nad tulevad nagu üliäge, vaata tulge palun veel nagu nii äge, no me käisime Narvas, on ju. Nagu see oli bänger show pommisin oma vene vägiste bitiga vaata aga inimesed tulevad nagu nii äge vaata palun tulge uuesti tulevad uuesti nii äge palun tulge veel aga see on nagu nii siiras tunne vaata nagu neil on nii hea meel et sa tulid vaata Narvas oli seda tunda ka nagu rahva poolt ja kõigi poolt paljud ütlesid nii äge tulge palun veel vaata ja nad olid ülitänulikud seal ikka et kuigi ta ei olnud kõige lihtsam show muidugi see oli natuke see ei olnud absoluutselt publiku süü see oli see et ruum oli natukene nagu vale selle jaoks ruum oli lihtsalt liiga suur et meil oli 250 saal 60 inimese jaoks see lihtsalt see ruum mängis meie kahjuks aga vähemalt valgustuse sai mingi 5 sekundiga paika vähemalt oli nagu black box ehk siis nagu need toolid vaata läksid üles nagu see vend pani lihtsalt valgustus oli kohe nagu nipsti vaata see vend oli ju me panime selle eelmine päev videokõnes paika ja Kauri tegi isegi seal pani nagu valguse aga seal oli see ka et nagu see Sergei, kes meid aitas, üliäge tüüp, üli nagu armas, üli siiras, aga ta ise nagu, ta ütles ka, et tema nagu ei oska seda nagu valguspulti värki, ta nagu ei hakka näppima ka, ta lihtsalt ei taha midagi perse keerata, väga aus ka, ma ka ei oska, ma ei saa mitte midagi aru, ma ei lähe ka näppima, väga aus. Ta ütles, et näed, mulle näidati siit ära, et pane see, pani paika, pane. Sa panid videokõnes selle paika või? Jaa, aga ma ei teadnud üldse, kuidas see koha peal tundub. Holy shit, sa panid videokõnes eelmine päev paika. Kusjuures väga sitas videokõnes, mis oli nagu läägis. Kuule, aga tubli. Aitäh sulle. Väga tubli, nagu reaalselt see on nagu mingi ekstra effort. Traktoris kündsin samal, vaatasin, Sergeiga oli meil videokõnes. See on väga lahe, et sa viitsid nii. Ei, aga uskumatu, et see oligi paigas siis või? See läks reaalselt nii harjumuspäraselt nagu meil on soe valgus spotlight on ju seal oli lihtsalt külm valgus ja see oligi see mis tekitas seda nagu valget efekti nagu aga no videokõnes ma ei saanud aru mis see on vaata ja ta oli lihtsalt valge leid vaata lihtsalt point oli mis nad algust tegid nad panid kontravalguse sinise nagu siis oli niimoodi, et külje pealt esineja tundus sinine, eest paistis valge valgus. No nad ei tea, jah. Siis mõtlesin, et ärge nii tehke, pange kontravalgus valgeks ja keskmised kontra kustutage ära. No niimoodi, ja siis saime enam-vähem paika. Ja ei, taust oli just nagu, mitte et nagu kellegi peale sittuda või midagi, aga nagu Aruküla, vaata. Ma nagu tegin üle tunni aja nagu saali nagu set-upi ja lihtsalt ma tahaks ka riffida sellega see härra Helimees, härra Valgusemees ta ei olnud nõus minu nagu soove kuulama ta lihtsalt nagu meil olid nagu ma ei tea, kas need on kontorid, koht, valgust, ühesõnaga tekitavad siukse nagu rõnga vaata põrandal meil oli nagu terve põrand oli valgeid laike täis igal pool ja ta nagu see tahaks sobib küll ma nagu, ta ei sobi, ta nagu, sa mõtled üle, ma nagu, türa need ei sobi, vaata, kustutame ära, palun. Nagu täiesti lihtsalt. Ja siis nagu nii palju aega läks, me läksime, räägime natuke Arukülast, me läksime Arukülla kohale, ma jõudsin siis, mis kell meil hakkas, 7 vist või 8? 8 ikka. Ei. Aruküla oligi, jah, 8, sorry, jah. Ma jõudsin sinna kell veerand 7 kohale ja nagu neil ei olnud valgustusel toidet. Saad aru? Nagu, muidu on see, et vaata, paned puldist valgust tegema, hakkad sättima, nagu, sa ei töötanud, valgustus ei põlend. Ja nad otsisid reaalselt nagu 40 minutit nagu asja, mis on seinast välja tõmmatud, sest nad ei teadnud, mis on seinast välja tõmmatud, mingi teater oli nagu eelnevalt seal käinud, mingi vale asi oli kuskilt seinast nagu toitest välja tõmmatud ja siis nagu reaalselt 40 minutit, nagu me saime hakata nagu fucking
oota, mis ta oli siis 18:45 hakkasime tegema, kus me saime nagu valguse järgi, et nüüd hakkame nagu midagi sättima. Ja no, siis samal ajal mina kündsin põldu ja 45 minutit enne show algust Janar helistab, et noh, Kauri, oled nüüd rahul, et sa ei tulnud või? Ei, ma räägin nagu miks te minu peale situtud, nagu ma ei siis millegiga hakkama? Ei, putsis, lihtsalt olukord oli putsis. Ja siis nagu seal ei olnud nagu, ongi see, et me saime seda toitu taha, aga siis tuli välja see, et ta ei olnud selle nagu heli, nagu valguspuldiga üldse nagu sina peal. Ta on nagu, ta nagu ka nagu, ta on nagu see fuck around and find out, vaata. Ta lihtsalt nagu näppis nuppe, ahah, okei, liigutas, ma nagu, ta tahtis jätta erinevad nagu taustavalgust, nagu jätame ühe lilla, ühe sinise, ma nagu what the fuck. Ei, see oli nii näljakas, mul tekkis ka veits ärevus ja siis need spotid olid nii palju ka, see oli mingi 12 tükki neid on ju, need väiksed nagu, mis läksid sinna lava peale ja siis ta proovis kõik need 12 tükki nagu lihtsalt ühe nagu ühe kohta panna ükshaaval ka, vaata, ja siis ta nagu las ma mängin ja siis läheb nagu vasakule, see nagu valele poole, siis läheb liiga palju paremini, las ma mängin, las ma veel mängin. Muidugi hea lihtsalt nagu Rivol tekkis ärevus, tead mis ta tegi? Läheks ära. Ma läksin Janarile Backerisse, ma ütlesin putsi. Et me nagu tegime, mis saime, see nagu tegelikult ainuke, mis oli perses, oli taust. Seda me ei saanudki heaks, sest ma küsisin liiga hilja neid ribavalgusteid nagu. See on liiga palju. Ma ei osanud küsida isegi. Selles olukorras jah. Ma võin pärast selle rääkida, me ei kuulavad ja vitsi kuulda, aga jah. Ühesõnaga, sa pead lihtsalt sellest kordi valgusmeistrist üle sõitma, lihtsalt ütlema, et ei no vaata, aga jah, probleem on see, kui see valgusmeister on 50+, vaata. Tal on oma arvamus. Ta nagu, saad aru? No siis lihtsalt sõidad lõuga ja ütled, et türa, kuula. Kui meil ei olnud nagu, kui meil oli omal ajal ei olnud suur saev, vaid palju soojus all, siis me tegime nii, vaata. Ja siis sa lihtsalt teedki sellega. Ja nagu tegelikult sellest tulebki välja see, et hea show nagu üks alustala on see, et sul on hea heli ja valgusmees, kes nagu reaalselt teeb suga koostööd ja annab sulle selle, mida sa nagu soovid. Et nagu see on nagu, sest kui nagu on ka räägitud hästi palju podcast, tegelikult stand-up on hästi nagu õrn kunst, vaata. Et sul on nii vähe, millega sa nagu töötad niikuinii ja siis ongi, sul peab see lava nagu olema ideaalne, heli peab olema ideaalne, et see nagu no mäletad, mis Kaspar ütles, et sa pead nagu veits ütlema, et oi, sa oskad nii hästi vaata neid nuppe kruttida siin, veits moositada. Ma olin nii närvis juba, ma mõtlesin, ma nagu seda lõuguda. Ja see, ma moosimine ei aita seal puhul. Aru saanud, jah, kui ma alustasin open mic'na, mis ikka mingi vend läheb lava peale, räägib nagu mikrofoniga, aga siis ma sain aru, nagu inimesed lähevad väga ketasse, kui midagi on nagu vilets spot ja õigel kohal. Mõkkus peavad kõik kardinad nagu kinni olema ja see peab olema seal ja siin ja seal. Mul oli täna ka niimoodi, et ma läksin sinna ükskõik ja siis ma olin nagu Paulal, et kuule, oota, spot on paigas, kuule, kas toolid on pandud, kas kõik on nagu olemas, heliproov või kõik, ja vaatan, et kõik on tehtud, siis on nagu vaata see tuuri, vaata, kuna me oleme nii tihti vaata käinud, läinud varem kohale, see on alati see automaatselt nagu tuleb, vaata, et okei, kas valgustus, hakkame seda sättima, kas heli on korras, hakkame seda, teeme mic checki, vaata kõik asjad. Ja siis on nagu see, et tänu sellele, et me oleme nii palju tuuritamas käinud, sa õpid hindama seda, kuidas Tallinnas open mic'idel üldiselt, võib-olla ainult ükskõik asja, võib-olla mõnes muus venues veel on ja kõik on nagu üles pandud, üles sätitud, siis oledki nagu, ma ei peagi sittagi tegema. Vaata samas see on nagu suht iganädalane taks, vaata. Jaa, aga see on ikkagi kuidagi vaata tuuridega tuleb mingisugune see harjumus, vaata, et tavai helimehe juurde. Paula on mingi 10 aastat seda teinud juba. Tuuri kõige parem asi on see, kui sa lähed valgusmehe juurde, et ütleb sulle, et ma panin selle, mis Sandril on, see on nagu, tavai, nüüd tuleb hea show. Ma ei pea munnigi tegema. Kusjuures, aga Roger on ka käinud ju Arukülas. Ta pole rääkinud, seal mingi perses helimees on. Roger on oma... Ma ei tea, ma käisin Rogerile Arukülas, aga see on see, et ma tahaks, et ma oleks rohkem tähelepanelik nende asjadele. Ma lihtsalt läksin Backerisse chillima, istuma ja tegin show'd, aga ma oleks võinud nagu ringi vaadata ka, mis toimub, aga... Roxil vist olid need oma mingid valguspulgad asjad. Jaa, see ongi Danil ja Rogeril on oma LED-pulgad. No Hendrik tegeleb vist sellega. Kas või rendifirmast võtnud ja või mingid isiklikud ka ja see annab väga palju. Need on isegi pandud nagu see, kus rahvas istub ka, need LED-tuled nagu seinte äärtesse. Neil on ju isegi Mikalil, neil on ka mingid tuuripildid, kõigil on mingid kohvrid kaasas. Ja nendel on LED-tulesid.
see annab palju rohkem efekti ja aga nad on nii kaua teinud ka seda, ma ei saa siiamaani munnigi aru. Ma ei saa, ma ütlen ausalt, ma ei saa. Ma ka nagu võtsin LED-tule riba esimest korda kätte ja siis ma proovisin nagu oranž värvi panna ja siis ma lihtsalt klõpsutasin neid nuppe nagu mingi 20 minutit, ei ole see. Ja aga nagu lõpuks ja saad aru sellest. Ja see ongi, see tuur on andnud meile nii palju nagu, mis on see kogemust. Nagu ma arvan, Kauri ei teadnud väga palju nagu saalidest enne, kui tuur algas on. Ega keegi ei teadnud. Et ma mäletan, mina, Janar ja Kauri ja sina ka tegime seda, mis on see Eesti kolmnurk show. See oligi põhimõtteliselt meie ligipääsetav, mis me teeme. Ja mõtlesin, ma pean 20 minutit tegema, mida nagu ma isegi ei suutnud mõelda, kuidas ma nii kaua teen. Ja siis nüüd ongi tuuri lõpus, ma saan nagu lebalt teha mingi 25 ja ma läksin üle aega veits üli lõbus oli lihtsalt. See on lihtsalt nii crazy kogemus, mis me oleme saanud sellest. Kõige haigem on tuuriga vaata see, et tulevad mul on mingi uued bitid vaata ja see on nagu see, et ma ei saa ära teha vaata. Meil on nagu, tuleb mingi järgmine üritus, vaata mul on vaja siis, aga nagu nii väga tahaks teha vaata. Muidu saad ainult open mic'il teha, come on, 200 inimest saalist, ikka tahad proovida, come on. Äkki nagu üliäge vaata, siis tuleb välja, et üliäge see nagu võiks mainida ära võiks tegelikult sellega ära mainida, et tänu sellele tuurile sai alguse üldse meie podcast. Jah. Me nägime kõigepealt Tessi open mic'il ja siis me rohkem ei teadnud tast munnigi ja siis me läksime nagu tuurile ja siis Janar hakkas Tessi ka tuurile kutsuma. Et tegelikult oli see, et minu sünnipäev oli vaata, siis ma tulin Tapale teiega kaasa. Ma olin Tessi nagu ühe korra vist enne näinud ja siis läksime sinna ja siis see oli nagu kõige armsam asi üldse maailmas. Kauri kinkis mulle minu pildiga või mind meenutava mingi pildiga või mis asi see oli? Mingi veinipudel oli ja see oli mingisugune karvane mingi asi peal. See oli rebane. Rebane ja siis Laasik tuli selle Raffaello karbiga, siis ma mõtlesin, issand jumal, kui nunnu. Et nii armas, et keegi nagu niimoodi, et nagu isegi te ei teadnudki mind nii hästi vaata ja te ikka tulite nagu, et aastad vaatama, näe, siin on nagu karp vaata. Ei no see oli mingi 2 nädalat ette reklaaminud, et mul on sünnipäev see päev, ma tulen sinna. Kõik teadsid. No veits, sutt, aga Tere Tapa teadis, et sul on sünnipäev. Ei, no see ei olnud, aga siis ma nägin ka esimest korda Tapal, kuidas see nagu show toimib. Tegime hästi palju pilte ja ma mõtlesin, et ma elu sees ma ei kujutanud ette, et nagu ma kunagi siuksel asjal nagu saaks võimaluse isegi nagu osaleda. Mõtle, kui sa nüüd oled. Ma tegin Narvas 9 minti nagu. Et ei olnud, oli siuke okei, aga ikkagi 9 minti. Ja ma ei tea, kas ma nüüd liialdan, aga ma vaatasin täna Tessi üks kõige hostimas, ma ei ole ammu sind hostimas näinud. Ma vaatasin, nagu täiesti laadna. Mitte mingit pinget enam, lihtsalt nagu rihvisin publikuga. Kontrollime lihtsalt ruumi. Ja, ei ma velisesin selle vennaga, kes ees vaata istus seal telefonis kogu aeg. Ja siis kamp oli ka Valgast vaata. Nad olid muideks meid Valgas vaatamas käinud. Ja, üks tuttav mitte Nokku, aga üks tuttav nina oli seal küll ja. Siis ma küsisin ka ühelt, et kas te jätsite, teie olite üks nendest, kes jättis tagasiside, et selle nei võiks välja jätta, Sosi peaks tema asemel tegema kauem, vaata. Kes? Valga tagasisides oli, et selle nei, mitte neiu, vaid nei võiks välja jätta, Sosi peaks tema asemel tegema. Valgas nagu see hea hetk öelda, kus nagu, et te vihkasite Valga show'd. Jaa. No Rivol läks üli hästi, ma mäletan, tema nagu killis ja Levo ka killis. Minu meelest Valgas läks kõigil hästi peale minu. Ei, ma pommisin seal rõvedalt nagu. Mul läks, vaata see oli see ka, et sa ütlesid, et ma siit on täis ennast lava taga, vaata. See on nii erinev. Aga see on suva nagu. Show'd on nii erinev. Me tahaks nagu jõhkralt nostalgit seda praegu nagu meenutada show'd. Ma ei tea, kas kuulad tahad seda kuulata. Mul on pohhui, me räägime, millest me tahame, see on meie podcast. Ma tahaks ka räägida, kus on nagu kuradi fucking. Mul oli nagu see, et ma oleks pärast Jõgeva show'd võin stand-up ära lõpetada. See nagu käes läbi, ema isa on nagu rahul.
ei olnud nagu kodus seda, et isa küsib, et aasta aega ja see või? Nägid seda Jõgeva show tagasisidet, vaata, kus üks mingi Sõge Pihv pani jumala detailselt mingi terve eepose ära sinna. Kõigi kohta, see oli ülihea. Ütles, et see õhtu, mina olin õhtujuht, on ju, see õhtujuht oli, tundus nagu elu pealt räsitud. Ja nagu mingi, mida eluvalu kumas läbi nagu. Ja oli jah midagi siukest. Ma korraks mõtlesin, et Laasikal ja õhtujuht, ma olin nagu oot. Kauri. Ei olnud. Näete inimesed, mis te minuga teinud olete, ma olen räsitud. Seal oli kohe, Kauri räsitud, Rivo juba staar, vaata. Ja. Ma ei mäleta, mis Janari kohta oli ja siis minu kohta oli see. Ei, Janari kohta oli, et nii kurb. Ja. See on ka huvitav nagu see, et mingid showd, kui Janar killib niimoodi, et nagu valus hakkab nagu ise lava taga nutad juba vaata, sest nagu ma mäletan tuuri alguses, nagu ma olin ise nii toores, on ju, ehk siis endal nagu läks putsi, aga alati Janar õhtu lõpus killis ja see tegi nagu fucking haiget, vaata nagu selles mõttes, et nagu sa tunned nagu enda sees midagi, et nagu sama show ja ta läheb ja lihtsalt nagu teeb seda, mida sa ei suutnud. Tuuri alguses oligi pigem see, et nagu Janar nagu killis ja Rivo läks päris hästi, siis kõik teised olid nagu siuke. Ja see oligi siuke minu arust tundus kõrvalt vähemalt, et see on hull nagu võistlus teie vahel. Mingi egode ja kes teeb kõige parema seti ja kes saab rohkem aplaus, aga nüüd on nagu viimastel showdel vähemalt see on rohkem see, et Janar ütles ka nagu Narvas, et teeme selle show lihtsalt ära, vaata, et oleme nagu ühtne tiim, vaata. Et vahet ei ole nagu selles suhtes, et nagu kuidas teil läheb. Mul on nii kahju, et ma Narva ei tulnud, päriselt. Ei, Narva oli ülihea. Ja selles suhtes, et seal oli üli tore publik, ainult kaardimaksed. Eks seda nagu kadedus on ju täielik, nagu loomulik. Jaa, aga lihtsalt ma räägin, et nagu nüüd on seda vähemaks jäänud minu meelest. Aru saame, et me teeme ju tegelikult kõik nagu sama eesmärgi nimel seda asja võtta. Aga eks ikka siuke väike sõbralik konkurents on nagu paratamatu. Aga mingi esimesed 20 showd oli Janar kogu aeg see, kes oli viimane, see, kes close'is show'sid. Ja siis sealt edasi ütles, Rivo, sina close'i, Martin, sa close'i, siis ma openin, vaata, siis ongi Riisiperes, vaata, kui Janar openis. Raske. Mulle meeldib, et ikka räägitakse sellest. See Riisipere, Janaril on väga spetsiifiline. Kui ta on skenes, siis ta on väga... Nagu Janar, anna andeks, aga mul oli nagu hea kuulata Janar pommi vahetus. Sest nagu see annab selle, et ta on ka inimene, vaata. Nagu just see, et meil kõigil on nagu paremad ja halvemad päevad. Ja aga see ongi tore, kui me oleme võrdsed. Ja rahvast on... Janar on ise ka öelnud, et me kõik oleme nagu seda keskmist tõstnud, vaata. Ma ei tea, miks me niimoodi teen. Rahvas on lihtsalt alguses vaja nagu soojendada, need peavad nagu aru saama, et naljad toimuvad, see on nagu stand-up. Ja kui Janar on Janar on kohe nagu Essa lava peal, siis nagu inimesed on nagu pigem šokeeritud. Ja, nad ei ole soojaks saata, vaata. Et Janar on väga spetsiifiline. Neil on vaja, et Laasik teeb seal paar mingisugust, vaata. Aga, et olla hea koomik, ta peab ka nagu külma publiku hakkama saama, nii et see ei ole nagu vabandus. Okei, ja ma tegin just Janariga priva kuskil kontoris. Üllatus külalised, keegi teadnud, me tuleme ja nagu üliveider oli ilma mikrofonita keset päeva. Ilma või? Ilma, lihtsalt lähme sinna ja nagu Janar ei saa nagu kätt kasutada, ta ei saa kehat liigutada, vaata lihtsalt sõidab sinna ja hakkab mingi venelastest puid alla panema ja kohe mingi naine seal arvuti taga mingi, mina olen ka venelane. Nagu... Janar rääkis, et pidi 10 tegema, tegi 7 ja nüüd Rivo Roost. ei, ta pidi 10 tegema, tegi 4. Ja see oli väga raske ja siis nagu ma olen nagu täitsa nagu, ma saan nagu ringi, ma saan kätt kasutada, ma saan seda ruumi veits nagu... Aitsib molli küll. See nagu, oli nagu üliveider mingi kokkutulek, mingi kontori mingi sükene koosolek oli pigem nagu okei. Nagu inimesed ei saa aru, mis asi stand-up on tegelikult, nagu need, kes privasid küsivad, vaata. Ei, aga seal oli see, et mingi Pihv tellis Janari ja Rivo sinna
ja teda ennast polnud kohal. Mõtle lihtsalt, istud chillid, vaata oma 8-5 töökohal ja siis keegi ütleb, et davai kutid, lõunapaus ja kohale tuleb mingisugune vend ratastoolis. Sõidab kohale, kuidas veereb ja siis teine vend on nagu, see ei oska eesti keelt ka, vaata. Sa mõtled, et okei, mis kuradi lõunapaus see veel on. Ja aga ei, meil olid mõned tuuri fännid tegelikult ka seal. Üks paarike oli seal ja tegime pilti nendega pärast ja et nautisid ja Okay. See on win-win siis. Ikka jah, mõned tuuri inimesed, kes on näinud meie tuuri, siis olid ka seal mõned inimesed. Ei, see on äge. See on crazy, osad on mingi 4 show'd käinud. Ja see on nagu kõige parem tagasiside üldse, vaata, et käisin korradi Aakres, käisin koradi Antslas, käisin fucking Karksi nuias. See on nagu käisime Võrus, siis seal oli mingi Pihv, kes käis Põlvast nagu ukse peal jalutas mööda, nagu Põlvas oli parem ja läks minema. Aga nagu Põlvas oli nagu. Põlvaga on kahju see, et nagu nagu imeline saal. Nagu fucking täiesti crazy ilus saal. Ja Põlvas oli täpselt see, et ma läksin sinna, valgusmeister küsis, et kas panen sama, mis Sandril, ma ütlesin, pane. Ja no äge oli. Aga seal oli kahju see, et inimesi ei olnud piisavalt nagu, oleks saanud nagu rohkem inimeseks ja veel ägedamalt nagu, see oleks crazy. Isegi kui on tasuta show, siis meil on igasugused mingid parmud ja purjusvennad ja heklerid, meil on olnud kõike läbi, me oleme kogunud kõike. Me oleme tervet Eestit näinud. Jah. Me oleme fucking, keegi küsib, kus kandis, missugused eestlased on, küsigi meie käest, me oskame vastata. Nagu. Saaremaa oli hea show minu meelest. Saaremaa, jah. Ma ei tea, kuidas te elus olite toovem, sest ma ei olnud. Ma täiesti surnud. Longero. Me oleme sellest siin podcastis rääkinud. Jaa, aga see oli nii hea. Fuck, see Saaremaa trip. Me läksime, pärast Mustme show'd, me läksime minu juurde viina jooma ja nagu tere, see läks pikale veits ja no, nagu ma pidin, mul oli järgmine päev vanaema sünnipäev, ma nagu olin lubanud, ma olen kaine autojuht, ja nagu me läksime sünnipäeval, ma puhkusin 05 välja veel. Nagu kaine. Ma puhkusin hommikul 08 vist. Türa kolbel olla. Täiesti võtsis. Nüüd nad läksid Saaremaal, no ma ei tea, kuidas no hommikul ma ei ärganud, nad lihtsalt tõmbasid voodist välja mul lihtsalt palle persega mööda põranda. Ai, see mul on see pilt ka. Ja siis Kauri tõmbas Martinile wedži ka, vaata. Kuulake lõpuni ära, ma näitan. Võin selle panna sinna. Mul on nagu päris firma ka, vaata. Ma näitan Rivale seda. Ei, see oli fun trip, me Kauriga me ei saanud alguses mitte midagi aru, kus me lähme, mis me teeme ja siis peatusime kuskil poes, ma ei tea, kus maal, Viljandimaal või? Poes me olime kus see purks oli? Ma see vaatasin mingi retropurks või mingi asi, ma ütlesin, Kauri, ma tahan burgerit, vaata. Ja sa olid nagu, ei, ma ostan sulle longerot ainult. Ja siis ta ostis sa mõtled Vändrat? Ja me käisime Vändras. Vändraveli selles, kus see bensukas oli, kus ta töötas. Ja siis ta ostis mulle longerot veel, siis ta ütles, et Tess, mul on vaja, et sa ärkvel oleksid. Ei, nagu kainenev Tess kõrvalistmel. Fuck, te ei kujuta ette nagu. Kõige hullem vaata. Kõige hullem nagu. Hullem kui päevad. Et ta pidi nagu kuni Saaremaani vähemalt jooma ja siis seal ta korraks sai kaineks. Seal sa said ka veini ju. Jaa, aga siis me Vändrast läksime edasi Pärnusse, siis ma ei nagu, Kauri, ma tahan Stefanit ja siis ma pidin Stefanisse helistama, vaata. Me oleme rääkinud seda kõike siin. Ei ole Stefanist, me ei ole rääkinud podcastis. Ei, me ei ole podcastis rääkinud Stefanist. Okay. Siis ma helistasin Stefanisse, ma vihkan helistamist, vaata. Ja siis nagu ma ei saanud aru, et mul oli valju hääldi peal, ma panin kõrva juurde, siis ma olin, tere, me oleme Stefan ja ma olin nagu, oh my god, vaata. Ja siis ütlesin, mis te tahate ja siis me tellisime pizzad ette. Sa oled Rivo Stefani pizzad saanud? Jaa, ma sõin jah, ma käisin just Wunderbaaris tegema ju. Seda Ardo on minu kolleeg ja siis me tellisime seda Stefanit, Tanja. Ja see tuli niimoodi, et see vend tuli jalgrattaga mingi tund aega ja need pizzad nägid, nagu see oli lihtsalt lasagna. Seal, mis seal karbi sees oli, siis sai 15 eurot tagasi selle eest. Aga mul väga, no ma ei tea, mul on raske süüa ka, kui ma pean nagu esinema ja süükest nagu rasvas paksu pizzat. Sõits ikka pärast? No jah, paar tükki sõin pärast, aga ma ei tea. Autoga sõitsid? Sõitsin, jah, ma sõitsin Ardot ja Karli selle tuuribussiga. Ja aga Janaril on bussirent lihtsalt. Bussirent, jah. Kui mul on vaja,
ma võtan. Jaa, aga Janar raha ei saa sellest. Ma sain kütusekulud tegin. Janar saab shoutout'i Kolmikpauk podcastis. See on kõik, mis ta saab firma kulud läksid ikka kütuse peale. Jah, me jõudsime sinna Stefanisse, siis ma olin jumala täis, vaata. Ja siis me võtsime 2 pitsat ja siis me hakkasime Saaremaa poole sõitma, aga siis ma väsisin poole tee peal ära ja siis ma jäin magama, vaata. Kus kohas? Siis, kui me sadamasse jõudsime Virtsus ja siis ma läksin Kauri peale närvi, vaata, sest et ta ei lasu mul magada. Kogu aeg närvis, ma ei isegi mäleta. Kaurile liiab su nupud ülesse. Nagu, kui te kunagi nagu lähete selle nagu boyfriendiga tülli, siis nagu anna Kauri kontakt ja nagu Kauri annab talle nagu juhised, kuidas sind veel rohkem närve jääda. Sa võid öelda Boif. Boif, jah. Boi. Aga see Saaremaas oli ka mina ja Janar, me tõime ju kaasa nagu siuke secret weapon. Ja bass. Väike trikopar sleeves ja oligi nagu mustanahaline stand-up koomik kuskil Prantsusmaalt tulnud on või Aafrikas pärit ja Prantsusmaalt. Ja ta oli nagu ikka nagu OG, vaata, mustanahaline. Ja Saaremaal esimene. Ja ta läks nii hästi, see oli kõik nagu wow. Ma olin kade ka pärast, kui me oleme ukse peal, kõik pered, kõik inimesed tahtsid temaga gruppi pilte teha ja nagu... See on vaatamisväärsus ju. Need olid nagu... See olime meie pärast seda, kui sa armastuse malevast ära tulid. Põhimõtteliselt, jah. Tere tulemast meie ellu. Nüüd sa tead, kuidas me tunneme. Kõik 13 aastat tööga tegin, Rivo, tisav. Aga see oli nagu... päris hea setup oli ka talle tehtud, sest et me tegime põhimõtteliselt, meie kõik tegime ära, onju. Nii, rahvas oli meeletult soe juba, kõik olid nii lõbusas tujus, kõik oli äge. Ja siis lihtsalt mina kutsusin peale Saaremaa inimesed, kas te tahate veits musta huumorit ka või? Ja siis tuli nagu n***er lavale. Fuck, ma pean selle veel Cancelled. Okei, teeme uuesti. Siis tuli mustanahaline mees lavale. Ja nagu rahvas seda oli naine ja peale seda oli ratastoolis. See neeger, kes lavale tuli. Ma ei saa seda YouTube'i üles laadida. Te ei tohi öelda. Fuck, mul läks meelest ära. Sa saad... Ega see on probleem. Aga kui tead, Punso käis nüüd Mikki podcastis ja Mikki rääkis seal, et kui on mingi asi, kui sa tahad teada, kuidas Mattias naerma ajada, siis sa ütled talle selle N-tähega sõna, sosistad kõrva. Noku. Jah, Noku. Ja nii, et mingi testima, kas Mattias Naani saab niimoodi naerma ajada. Oi. Me peaks Mattias Naanile seda episoodi näitama. Ma saan selle klippi, aga... Saada lihtsalt klipp sellest Mattiasele ja vaata, mis ta ütleb. Nagu ma mäletan nende nagu, tal on vaata, tema sõber ei olnud teiega Saaremaal, on ju? Ei olnud. Ta tegi muid asju, Rivo korteris. Kahekesi olid Tallinnas ükskõiges, on ju? Ja nad olid enne mind kahekesi. Korraga laval. Sa hostisid seda? Ei. Siis ma ei hostinud. Ja nagu täiesti crazy oli pärast neid lavale minna nagu halvas mõttes. Nagu full kahekesi crowdworki. 2 nagu tomedanaalist lava peal ja siis ma pean minema sinna nagu uusi bitte tegema nagu nalja teeda. Okei, kellel võtmed on? Võti on laua peal. Loodame. Mina hostisin seda, sorry. Sina hostisid või? Me tulime varem ära, sealt mida sa oled. Ei hostinud sina. Ei, nad jäid hiljaks ka veel sinna, vaata. See oli see maik, kus päevime seda oli Sten-Erik, vaata, hostis Ratas Kohvis. Ja see oli see, kus oli 18 või 17 koomikut, vaata. Keegi ei kuule sind praegu. Vahet ei ole. Ma hostisin teda open mic ja päevene seda Sten-Erik hostis Ratas Kohvis ja siis oli 17 koomikut ja siis parti päässu. Ma lõikan välja selle osa nagu nii. Ei, mine ise putsid ära. Lihtsalt. Kauri, su emale ei meeldi, kui sa ropendad. Ma lõikan välja. Okei, väga vajalik. Sa leidsid võtmed või? See on vajalik praegu. Ei, su ema on vajalik. Mu ema on ka... oli vajalik, aga nüüd ma olen juba olemas ja nüüd ei ole ju tegelikult enam vaja. Very professional. Very Kolmikpauk. Sa lootsid, et sa saad siit professionaalse kogemuse. No meil on kõige professionaalsem asi, mis meil on see valgus. Ja nagu, noh. Ei, tore, jah. Üled on nagu ta on.
aga meil tulevad projektid, värgid, meil oli vahepeal oli Kong Show onju, mille siis Rivo võitis. Ta oli seal finaalis oli ühe teise ka väga hea koomikuga, kes ei võitnud. Rivo, kas sa oled nüüd staar valmis? Ma tahaks jah juba tunni teha, tahaks Ida Boys, siuke idee nagu Ida Boys, nimetaks Ida Boys ja siis teeks ülihea plakati nagu samas nagu kvaliteetiga nagu mis nagu suurtemate huumoriklubi vennadel on ja siis teeks ka jah siukses huvitavas stiilis nagu paneks nagu räpimuusika taustaks onju enne kui show hakkab ja äkki mulle meeldis mis Janaril oli Kong Show'l nagu tal oli kuldkett ja see punane tracksuit onju et ta võiks ka nagu mingi õhtut juhtida ja siis Janar ja siis võiks mul olla ka sama nagu siuke nagu sarnane riietus ja võiks teha lihtsalt nagu ostsid juba nagu tuuri jaoks valmis endale nagu outfiti jah see on jah need on natuke väiksed ma pidin ostma S-suurusega nüüd iga kord ma istun mul hakkab nagu veits nagu camel toe aga eks ma vaatan äkki mingi muu värvi mingi beeži või midagi ja siis vaata punane see eks nagu samas nagu äge vaata punane idablokk punane mees kuula mind ära nagu Eastside ei sul on seda kiledressi vaata vaja Adidas vaata kiledress nagu mis Eeri käib ringi ja nagu kile 3 triipu nagu kiledress vaata ja siis see kett oh my god see nagu oleks bänger see oleks bänger ja punane see nagu ja siis see läheks kokku ka vaata ja siis sa lähed nagu lavale nagu piljat ja siis hakkad inglise aktsendiga rääkima ja siis räägin kuidas ma ei oska mingi ringteed välja sõita aga ja siuke idee teha nagu idas mingi Rakvere keldrisaalis ja teha Jõhvi vanameistri pubis ja vaadata jah mõned veel kohad ja siis lõpuks teha mingi kas me saame ka soojendama tulles muidugi jah kuhu mida kas me oleme nagu sinna jõudnud praegu ei no aga Rivo teeb tundi oma kodu mul on vaja jah seda sest Kong Show veitsin siis mul on mingi special filming on ju ja seda küll et siis peab seda nagu ära kasutama millest te rääkisite Rivo läheb oma tundi aga ma arvan isegi nagu tund või isegi saaks nagu teha pool tundi on ju mingid 2 soojendusesinejat ja siis mingi ma arvan et esimeseks oleks sul võib-olla targem isegi pool tundi teha sa saad nagu intensiivsema teha ja nagu natuke lihtsam ja nagu Kaspar käis ka külas ja siis tema soovitas ka et tegelikult nagu pooletunnised spetsialid on nagu teemas praegu et tema nagu okei ma ei hakka sõnu aga tema nagu just kui ma õigesti mäletan, soovitas just pooletunnist nagu spetsialid. Ehk siis soojendajateks on Kauri ja Martin ja võib-olla keegi veel, jah. Kolmikpau. No Janar oleks selle õhtujuht kindlasti, jah. Nagu sa pead selle mõtlema, kuidas Janar su õhtut juhib selle. No tal on see mikker olemas juba käes ja ta saab ringi sõita, kui palju tahab. Ja. See oleks naljakas. Nagu see oleks huvitav näha Janarit hostimas. Ja, peaks panema teda ja ta tahab ka teha. Täiesti cold opener. Mõtlesin, ma panen ta mingi päev potikul hostimas midagi, sest ta saab lihtsalt kohe edasi-tagasi sõita sealt. Ja. No ja seal on nagu hea nagu lava. Ja, no seal on lihtsalt põrand, eks ole. Aga jah. No selles nagu tema jaoks siis. Jah. Siuksed teemad jah, tuleb huvitav. Lihtsalt järjest head opportunity'd ja asjad. Võtame 100 seda. Tahaks ka soojendajaks kellele kunagi. Jah, see on asi, et 5 minutit. See on nagu, rahv on nagu see, et kui sa hakkad nagu soojendama vaata lõpuks, päriselt, siis nagu sa pead tegema eraldi soojenduseti selles suhtes, et nagu stiilis, et kui me teeme mingi uue tuuri on ju, siis tegi, et me ei saa soojendusset olla sama, mis nagu tuuri oma tehniliselt, see on unprofessional nii-öelda. On ka see on nagu teemasse läheks või siis nagu mingi see... Ei, mitte seda, et sa ei kordaks oma materjali, vaata, et kui sa käid ühe tuuriga ja siis teise tuuriga üle, et siis on nagu hakkab korduma. Et pigem, aga samas jällegi sa saad rohkem materjali kirjutada, sa saad rohkem materjali lindistada, inimese, kui ma eeldan, et kui sa soojendad, siis filmimisel nagu filmitakse sinu soojendusset ka üles, et sa saad ise rohkem materjali üles, sa saad rohkem materjali kirjutada, rohkem materjali proovida. Ja see areneb ka, et nagu meil ongi ju Eestis on siuke tore nagu stand-upi inkubaator, et meil on nagu nii vähe inimesi ja siis me peamegi kogu aeg kirjutama, sest nagu sa ei saa ükskõiges nagu
4 korda sama materjali järjest. Teate, mis mul just kohale jõudis või? Kauri, sa pead tõenäoliselt selle koha välja lõikama, aga hetkel siin ruumis istub Gong Show top 3. Jah. Mis tunne on? Ja see Gong Show oli huvitav jah, et ja seal olid mõned vennad, kes me üldse nagu ei ole enne näinud, on ju, olid seal ja väga jah, siuke raske. Eelmine aasta võrraldaks, ma sain kohe gongi, sest ma olin liiga nagu enesekindel, et mul täiesti uus bit, mis ma tegin 2 korda open mic'il läheb peale, vaata. Mis bit see oli? See oli mingi, käisin juuksuris. Ja mingi jah, ma olen otsinud kõige parimat hinda, et nagu Inglismaal, kui ma käisin juuksuris, see oli kogu aeg setitud, et see oli 10 ja tegi kõike ilusti, aga nagu Tallinnas on nagu 25 €, on ju. Kas sa enam saad nii odavalt üldse? No võib-olla Astangul saad. Mind huvitab ja tegelikult, mis meeste nagu need lõikuse hinnad on? Ma olen aru saanud, nagu meeste lõikus on tänapäeval mingi 40. Ma seda tahangi küsida, mis need meeste lõikuse hinnad on üldse? No 25 on nagu kõige normim hind, kui sa tahad nagu korralikku nagu feidi. Nagu Inglismaal on see kultuur, vaata, juuksuri. Sa ei pea isegi ette broneerima aega, sa lähed sinna diivani peale drop in ja siis istud seal järjekorras ja siis vend võtab sind järjest. Ta teeb ülikiiresti, teeb kõik asju. Juuksuri on see Volkin pigem siis. Naistel on tuka lõikus 25 €. Tuka. Et ja Eestis on veits väga kallis siuke asi. No mõtle Andreise Vaakini barbershopi minna. Jaa. Holy, noh. No ta pakkus, sa saad tasuta, kui sa mängid FIFAt tema mingi töölised, sa saad tasuta või paned täpselt 0 peale selle 10 sekundi asja. Et nagu, siis ma jääks kõik rahast ilma, lihtsalt prooviks. Oh my god, shout out. Aga võiks ikka minna ka see Vaakini sinna juuksurisse üks päev. Tuurirahad on tohu hea ju. Meil on papp, ma pean hakkama laminaat põrand alla või seda pappi panema, mul nii palju. Soki sisse vaata. Sa pead küsima venna käest, kuidas Kiviõlis raha peidetakse. Jah, see on jah väga hea. Väga tänulik ja et me saame nii palju ka. See on äge. See on väga fucking äge. Ja siis meil tuleb suvi. Tuleb suvi, saame materjali kirjutada, saame maiki teha, saame ma saan hostida värki ja siis saame juba minna loodetavasti sügisest järgmisele tuurile. Äkki ma olen ka plakati peal siis. Jah, seda on lihtsalt jah vaja näidata Janarile, et oskad ja oled osav. Ma tahaks kauem minuteid teha ainult siis. Mul ongi suvel see eesmärk, et ma tahaks mingi solid 10 minutit teha. Järgmine tuur on meil 20 minti, ma arvan, per nägu, ma loodaks. Me teeme väiksema seltskonnaga. Okei, see on liiga vara vist rääkida, see on idee. Ma just räägin 10 minutist. Aga meil on selles suhtes see, et meil on nüüd tänu sellele tuurile, mis me tegime, meil on väga palju ägedaid kohti, kus me tahame tagasi minna. Ja siis me lähmegi võtame enda jaoks nagu need kõige ägedamad, mis olid nagu tõesti vinged ja lähme siis tagasi. Ja see ongi, hakkab juhtuma nagu OU võttamine läbi firma nagu maksed ja ostu. Selle jaoks tuleb sponsorid leida, millega ka mina tõenäoliselt tegelema. Jah, ma pidin ka oma firma avanema aasta alguses. Avama. Kui ma tegin Danile sooja, sest tal oli lihtsalt nagu päris nagu suur summa, mis ta tahtis mulle saata ja see, et see on piletiga show ja see raha tuleb sulle Fientasse ja otsa oma... Palju said? 8 sotti midagi siukest. Ja ta ei oleks saanud seda kuidagi mulle anda, kui mul ei oleks oma firma. Mul oli nagu... Sa maksad palka endale siis või? Ei ole praegu jah maksnud ennast. Ma käin tööl, et saan seda... Sa lihtsalt kogud siis nagu firma arvele? Ma kogun ja siis ma ostan riideid ka. Ma olen nagu mingi riideid ostnud, mingid jalanõud ja värk ja siuksed firma kulud, jah. Saad riiete pealt kõmmi maha andra. Nagu Nike dress -24%. No see tuli jah erikontost. Sa saad selle korteri panna ka endale, et sul on nagu see stuudio seal. Jaa. Saad igast kommusid ja asju maksta. Vidinaid ja kõike saad maha kanda sul. Aga eks need soojendusid tulevad veel ja Janari tuur tuleb veel, et
äkki lõpuks ma pean koguma mingi 2 tonni sinna kontosse, et endale palka maksta, et midagi jääks üle, onju. no sa pead, palga on jõhkrad maksud, no, täitsa. Ettevõtte palgafond on niimoodi, et sul on palgafond, onju, kus sa siis maksad nagu maksud ja palga, ja palgafondist saab töötaja 56%. Ülejäänud 44 läheb riigile. Ehk siis tulumaks, sotsmaks, kõik see värk. Mis on crazy. Mitu sotti maha, onju. Tere tulemast huumori podcasti Kolmikpauk. Meist on saanud investeerimispodcast. Et kui te nagu käite tööl, siis teadke, et nagu teie nagu tööandja maksab. Kuule sina, Martin, vana ettevõtja. Räägi, mis sa Saksamaal. Vale ettevõtja? Mida? Vana? Türa tahad kakelda või? Ma küsin, mis sa seal fucking Saksamaal tegid? Kas me võime sellest rääkida või? Ma ei tea, Rivo, võime või? Jah, sa käisid Saksamaal? Jaa. Tunne, kui Rivo on see saatejuht. Rivo, kas sa viitsid kuulata, kuidas Martin käis Saksamaal? Kuidas sa ennast tunned pärast, kui sa käisid Saksamaal? Jaa, me käisime Saksamaal ja me tegime Enla Craft Distillery esimese džinni valmis. Päev. Ja see džinn on nüüd tänaseks jõudnud Eestisse, see džinn on praegu laboris. Tänase seisuga, ehk siis nüüd, kui teie seda kuulete, ma loodan, et see on juba nagu testid tehtud ja on registris. Lähme laboris jooma täna või? Ja põhimõtteliselt varsti loodetavasti saate osta siis Enla Craft Distillery džinni. Džinn on sitaks hea. Džinn on siis siukene maitseprofiilit tsitruseline, mõnus ja natuke ka nagu vürtsikas. Ja käisime, tegime Saksamaal väga mainekas The Duke Distilleris, käisime destilleerimas. Üliäge kogemus. Ma nagu reaalselt, ma ei ole näinud nagu ühtegi rahvust, kes oleks nii külalislahke, kui on sakslased. See on nagu täiesti nagu, me läksime kohale nagu nii külalislahked. Võtame, jaa, tere, tulge, näe, vaadake siin, näitan sulle seda ja kuidas me siin teeme ja siis hakkame seal tegema, ja need, võta see ja võta too asi ja ei koristada pole vaja, me koristame ise ära ja kõik. Palju te siis maksid selle külalislahkuse eest? No maksime. Ja saab pudeli endale ka, ma tahaks väga seda džinni proovida. Sa pead mulle contenti tegema siis. Contenti tegema. Content, jah. Teeme OnlyFansi. Oh yeah, davai. Aga miks te mille eest te maksite täpsemalt seal lisaks lennupiletitele asjadele? Mis mõttes? Nagu Saksamaale läksite, on ju. Kauri just ütles, vaata, et palju te maksite neile, vaata, et need külalislahked olid. Aga nagu ma tahan teada, mille eest te pidite maksma, et see nagu seda džinni teha? Me maksime põhimõtteliselt distilleri kasutamise eest. Okay. Tehniliselt nagu lepingu peal nemad distilleerisid meie, me maksame alkoholi eest, mis nad meile andsid ja siis selle tehase renti põhimõtteliselt. Ühesõnaga üür ja siis toode ise või koostisosad nii-öelda. Ei, koostisosad me ostsime ise nagu sisse. Ühesõnaga alkohol ja üür. Üür nagu tavaline Eesti mehe taks, vaata. Ja siis seal mingid, muu pudi-padi. Mille peale raha läheb? Aga... See oli päris hea. Iseenesest on nagu äge, meil oli nagu see, et me tegime džinni valmis. Niimoodi, et kolmapäeval tegime valmis, neljapäeval oli nagu vaba päev, neljapäeval käisime siis Münchenis nagu ringi vaatamas ja siis õhtul läksime jooma. Ja siis me panime jooki ja siis nagu reede hommikul oli veits pohmakas ja siis läksime nagu distillerisse, et nagu oma jooki proovida, siis nagu said vaata selle väikse napsu vaata. Pohmakaravi. Pohmakaravi ja vaata teha selle, degusteerid tegelikult nagu ravi pohmakat. Aga see on nagu distilleri omaniku parim nagu asi, vaata. Sa lähed tööle, sa võid hakata kell 9 hommikul jooki panema, siis see on töö. Sa pead maitsma, sa pead nagu teste tegema, sul on vaja retsept arendada. Mis sa arvad, kui ma lähen hommikul kell 9 traktorirooli, ma ei või hakata jooki panema? Sa oled roolis meil. Kes tuleb põllu peale mind puhuma? Sa saaksid oma mingi kalja või õlut hakata tegema sellest. Mis sul üldse see, kas sul on nagu maad, nagu põldu ka või? No, iga päev teen põllu peal. Aga sul on nagu midagi, millest saab kalja või õlut ka teha või? Ja on ikka, kui sa tahad otra või? Tahad või? Ma ei tea, lihtsalt ma räägin, kas on midagi, millest saab teha. Ärme sega Martin vahel, ma tahtsin veel kuulda. Sa tegid pohhu see minu maa. Sa tegid 1 päevaga Saksamaa džinni valmis või? Nädalaga. Niimoodi, et esmaspäeval panime likku, kolmapäeval destilleerisime ja segasime ja siis
ja siis ta oli nagu valmis, meil pidid reedel jõudma pudelid ja asjad ei jõudnud, siis jäi ootama ja siis asjad jõudsid esmaspäeval, siis nad panid, mis kolmapäeval panid nemad pudelisse selle asja. Et ja nüüd on Eestis. Päris äge. 1000 pudelit, palju? 1900. Holy shit, sealt saab ikka niimoodi. Aga ta on single batch limited edition, ehk siis selle loomus on see, et ta tehti niimoodi, et võtad džinni, ma ei tea, tee võib-olla ei tea, ma räägin nagu siis kuulajatega, džinni tehakse niimoodi, sa võtad nagu maitsetaimed, sa siis paned nagu 60 kraadis alkoholisse ligunema, siis meil on nagu ligunema 48 tundi, see annab nagu siis alkohol, vaata leotab need maitsed sealt nagu välja, siis sa testieerid selle läbi ja siis segad nagu siis lõpuks vee ja alkoholiga kokku, onju, niimoodi kuidas sa tahad ja siis sealt sa saad nagu selle džinni kätte. Ja ma ei tea, mulle tundub lihtsalt, ma ütlen ausalt, džinn on siis nagu maitseviin või? Ei ole, seal on rohkem nagu etappe. Seal on esiteks etappe rohkem ja seal on reegleid ka rohkem, et meil on näiteks nagu London Dry Gin, mis tähendab seda, et see ehk siis kõik maitsed, mis sa paned, peavad olema selle sama ühe leotise sees. Sa võid teha ka džinn niimoodi, et sa näiteks võtad, mis on sidrunikoored näiteks, sa võid niimoodi, et paned ühed maitsetaimed paned siia potti ja siis paned sidrunikoored teise potti, kangema alkus sisse ja siis sa võid need pärast kokku segada. See on nagu dry gin, aga London Dry on see, et nad on kõik ühes potis. Seal ligunevad on ju. Seal on ka nagu, tegelikult on seal reeglid, mis sa nagu pead nagu täitma, et siis mingit nagu kindlat enda džinni nagu kindlalt nimetada. Ja siis single batch tähendabki seda, et me tegime ainult ühe leotise. Muidu sa võid sama retsepti korrata kogu aeg, teed kogu aeg sama leotise, samad maitseaimed, aga me tegime ainult ühe, me testileerime seda korra ja see on kõik, seda retsepti me rohkem ei tee ja sealt tulebki see nagu siis selle toote siis nagu see erilisus, et selle retsepti me nagu nii-öelda viskasime ära, seda rohkem ei tule ja nii ongi. See krigiseb seal taga. Jälle tuul või? Jah. Meie esimene podcast oli ka. Siis kui enne Janni Röst oli. Rivo, mis sinu lemmik alkoholne jook on? Tead, ongi džinn tegelikult, jah. Sul on nagu meeldib nagu džinni kokteilid või? Jaa. Kas sulle meeldib siuke nagu mõru kokteil või magus kokteil? Ma arvan mõru pigem, jah. Mõru pigem? Siis sulle väga meeldiks see maana. Jah, mul on vaja kindlasti, jah. No muidugi, sa oled Inglismaa nagu väga suur džinni-riik ka. Sealt see kõik alguse saigi. Kuule, kui me poole tunni pärast lõpetaks, me jõuaks mökusse veel džinni-kokse tegema. Ja siis viin on süüke asi, et see on lihtsalt... No on ette või? Mul on lihtsalt halb kogemused viinaga nagu. See, kui sa Eestisse tulid ja nagu saunas lõpet. Lihtsalt pits. Mul oli üks päev isegi lihtsalt viin valatud lihtsalt klaasi sisse. Mis sa jõin seda niimoodi ja need olid rasked ajad, ma sain väga palju riialda. Elasin koos oma vennaga, vaata. Talle ei meeldinud, vaata, kui ma olin nagu eriti kui ma olin esimene päev Eestis, ei ole mingi 14 aastat näinud oma venda, siis ma olen lihtsalt mingi lätra saatale kohe nagu. Sa ei joonud vennaga koos või? Ta alguses ei joonud jah, alkoholi. Ta oli nagu vastu sellele, sest isal oli probleemid sellega, mis iganes. Kas teil on sama isa? Ei ole. Teised isad ja siis minu isa on saksalambakoer, kui te ei tea seda. Ta on terve Eesti teab seda. Mu isa on komissar Rex, kui keegi ei tea. Kui te näete teda, siis ütle, et tule koju. Tõenäoliselt Krossipoes suitsu ostas. Et ei, aga no ei, mu vend hakkas natuke, tal meeldib rummikoks, rummit juua ja värki ja nüüd ta on nagu veits nagu pehme. Kui sa Eestis tulid, kas sul olid nagu kas sul oli ainult vend siin või sul olid mingid sõbrad juba siin või? Ei, lihtsalt vend jah ja tema abikaasa ja Sa hakkasid lihtsalt venna tuttavatega viina jooma või? Jaa, mul oli tädipoeg oli ka ja kes mul oli, mingid tädid elavad Soomes. Mul mingi 4 tükki neid, kelle ma ei ole isegi kohtunud ja ühega olen. Ja lihtsalt mingi nõbu ja vend ja see on huvitav, et nagu mis tunne sul oli nagu üle 14 aasta vendana? See tundub nagu veider. See oli crazy ja mäletan nagu lapsepõlvest on ju, ta oli nagu suht noor on ju. Ja siis, kui ma tutvusin temaga lennujaamas, siis ma olin nagu, sa oled nagu vana mees. Ta nagu nägi nagu nii vanem välja, kui ma nagu kujutasin ette nagu. Palju teil vanuse vahet on siis?
ma ütleks, kui ma ei pane panga, näiteks 18, ma ei tea, ta läks kaitseväkke 2005, ta oli 18 ja sa sündisid siis? Ja ma olin 5 aastane. 5, 13 aastat siis? Ja midagi sükest, jah. God damn! Ma olin viimane laps, üllatuslaps. Et jah. Huvitav, et nagu, ja siis nagu te läksite Inglismaale ja siis vend oli nagu, et ma ei tule. Ta ei tulnud jah, ja siis ta mingi korraks tuli mingi 2010 või midagi, proovis elada Inglismaal, aga talle ei meeldinud. Nagu prügi igal pool ja... Jah, see oli veits, talle ei meeldinud. Siis läks tagasi Kivilisse. See oli parem. See oli parem. Ja ma nagu ka läksin tagasi Kivilisse lõpuks. Ja. No 4 aastat suutsin nagu elada seal nagu. Sa olid 4 aastat seal enne, kui Tallinnasse kolisid? Jaa, 4 aastat. Ma lihtsalt olin välitööl lukus ja ma ei olnud lukus, aga lihtsalt see oli kõik, mis ma teadsin põhimõtteliselt. Tuhamägede vahel lihtsalt. Jah, Tuhamäed ja siis see alustas kõik, kui ma läksin kaitseväkke, siis ma sain oma nagu esimesed korralikud sõbrad. Ja siis need Markus, mu hea sõber, elab Tallinnas. Siis ma kogu aeg käisin Tallinnas ja siis maailm avanes ja käisin Harimatit vaatamas koos ja see on nagu, et ma tahan ka teha seda. Nagu, see on äge jah, see on päris äge ja siis lõpuks tulingi Tallinnasse ja open mic'e tulin vaatamas. Ma olin nagu, tere, kui pask see on nagu. Ma olin nii vihane, kui ma vaatasin, ma ikka mingi mitu kuud järjest vaatasin open mic'e ja ma lõpuks olin nii nagu enthusiastic, nagu ma olin nagu nii motiveeritud, et ise minna proovida, ma saaks nagu midagi nagu juurde tuua selle skeenele. Ja siis ma olin nii enesekindel. Ja see kõik läks plaani. Nüüd ma olen Comedy Estonia mikrijuht nagu teenin pappi. Ei, sa oled nagu väga ägedat tööd teinud selles osas, müts maha. Jah, aitäh. Mida vittu te teete siin? Tere! Me nagu oli väga nagu südant avav nagu vestlus. Kui sa oleks kuulanud eelmise Rivo episoodi ära, siis sa teaks kõiki neid asju, mis sa küsisid. Jaa, täpselt. Aga okei, tore, et Martin, sa said nüüd teist korda küsida. Ei, me arutasime lihtsalt seda, et nagu kui palju teistsugusem oleks olnud nagu see Rivoga episood, kui me tegime selle mingi veebruari alguses või. Et kui sa oleks ka olnud siin, et siis me oleks nagu, episood oleks ikka kõvasti pikem olnud, aga me oleme Kauriga vahepeal nii siit küsimuste küsija. Ei, ma lihtsalt kiiresti nagu seletasin jah, mis asi oli ja värk. Sa rääkisid kõike seda enne ka või? Ma ei tea, võib-olla midagi rääkis, võib-olla nagu... teistsugused küsimused. No ma ei rääkinud, te ei rääkinud su vennast nii pikalt. Ei. No, ma räägin. No seda, ei, me vaatasime. Palju sul õdesi mind on? Palju sul siblinguid on? Üks õde, üks vend. Ongi kõik üks õde, üks vend, aga nagu mu isa, ma ei tea, mu isat ole kunagi näinud teda. Ma arvan, tal on ka nagu suur pere kuskil, ma ei tea, Põlvas või midagi, ma ei tea, kuskil salajas kohas, milles ma ei tea. Sa liitsid nime üles, aga ei ole nagu hästi palju... Sa võiks talle kirjutada nagu, et Jaa, võiksin. Aga ma ei tea, kas midagi ma tahan nagu väga nagu siukest passiiv-agressiivsest. Kui mul on vaja materjali, kui mul on vaja rohkem lava peale materjali, siis ma kindlasti avan seda ukse. Proovin, vaatan. Saan kõik oma pool õdedega ja pool vennadega veel kokku, aga vaatame jah. Mida te teete siin? See ei olnud jutt, mida te kuulnud olete, te ikka nagu räägite oma. See on väga ebaviisakas. On küll tegelikult. Me väga vabandame. Me väga vabandame. Vabandust. Tegelikult... Tahad rääkida midagi või? Ei taha, ma tahtsin kuulata. Me kuulasime. Küsi Rivo käest, et mitu venda sul on. Seda ka rääkisite? Ei rääkinud ju. Mu isal, ma arvan, tal oli palju kutsikaid. Mitu pesakonda? Ei, ma lihtsalt nagu mina ütlesin jälle Kaurile, et neil on kohe aru saada, vaata, et kes meie tuuri closerid on, vaata, et energiat on nii palju ja kuidagi seda omavahelist keemiat on nii palju, vaata, ja siis meie oleme lihtsalt mingid openerid ja mingid vahe nagu piisid. Kohe lihtsalt kahekesi solvusite. Ei, see oli nagu... Meil on laud siin vahel ja seal, mis just toimus, oli full lihtsalt nagu... Ei, nagu teil oli oma... See nagu kinodes on staaritoolid, vaata. Nagu me ei saa midagi vahel. See on nüüd 2 erinevat podcasti, mis toimuvad. Nagu full solvung teisel pool laual lihtsalt.
ei, teil läheb hästi seal. Nad ise tegid selle siukseks praegu. Ma olen nagu kõrvaklapid peas, ma kuulan oma häält. Ta oleks võinud päikesejänkusse minna, kus Dan lihtsalt rääkis oma ette 2 tundi nagu. Nagu ma Mikuga koos istusin nagu, see oli nagu see oli veel nagu. Sa läksid külaliseks, et olla saatejuht ja nagu kuulata neid. jah, et Dan. Ma just olen kade, sest nagu Martin pole minu käest mitte kunagi küsinud, et mitu venda mul on. Sama, nad tegid üllatusega mulle teada. Martin ei ole kunagi nagu meist nii nagu vaimus, et ta küsiks, et päriselt, kuidas sul läheb ja mis sa teed ja ta lihtsalt nagu, joo. Väga ja siis on nagu... Teda ei huvita, vaata. Isegi kui ma hakkan rääkima, mitu venda mul on, ta lihtsalt nagu... Ma tean, palju sul on. Oota, ma vastan Laurale. Oota. Keegi saadab snappi. Ma vaatan riile. Ma ei vaata riili, mine perse. Nüüd Rivo on nii huvitav. Nüüd kuulan mitu venda Rivo. Ta on külaline meil ju, jumala eest, ma olen nii saakas, Ma sain vähemalt näo, et mind kotib. Nojah, meie ei sobi enam. Räägime oma juttu edasi. See on põnev. Mis sa vahid ka Instas meeste perseid? Meil on vaja rohkem õdesid Kaurile pakkuda või midagi. Kauril on, sul oli 3 õde, ei? Jah, 4 oli kokku teid, jah. Sina olid siis teine laps, ja siis on 2 nooremat õde veel. Ma tean, sul on 1 vanem vend. Ei ole. On? Ei ole. On küll. Ta on mitu venda. Mul on mitu venda. No, sul on vähemalt 1 vanem vend. Sa ei öelnud vähemalt. Sa oled kõige noorem. Sa ei tunne mind üldse. Sa oled kõige noorem, ma tean. Lits. Sul 1 vanem vend elab Tartus sealt. Vaata, me sõitsime möödud siit, ta elab seal. Ja, okei, lahe. Ja siis sul on isa ja ema ka. Mida sa veel teada tahad endast? Sul oli 1 suur sünnipäev, kus tuli 100 inimest kohale. Ära nüüd hakka. Kus sa seda mäletad? Ma ju ei tunne sind. Ta hakkab jälle nutma, ära jända. Oota, Martin või? Ei. Mina või? Ei, sest vaata, viimane podcast, mis üles läks, vaata, sa ütlesid, et nagu Martini kohta ja sa midagi sitt öelda, ta hakkab nutma kohe. No on jah, ta solvub. Mina ei solvu üldse, Martin läheb nagu... No, te mõlemad solvute tegelikult. Räägib kõige, kes... Ja siis on Kauri, kes pärast igat teist lauset on nagu, ei, see oli minu viimane show, rohkem te minust ei kuule. Ma ei tule enam. Ma ei tea, ma vaatan järgmine nädal, kas ma tahan ikka tulla teiega tuurile. Ma ei tea, Janar võiks rohkem nagu... Täiesti crazy, See läks crazy'ks ära praegu. Ei, ma mõtlesin, me teeme podcasti näge, vaata nagu tussikad, vaata. Sõbrad räägivad omale, ei meelest karjume üksteise peale nagu tund aega. Mõelge nüüd selle peale, mida kõike on pidanud Martin Levo nägema meie tuuril. See vend on see, kes on lihtsalt iga päkkar lihtsalt... Ta lihtsalt jälgib, kuidas me sõime üksteist. Ja ta ei huvita mitte miski, ta lihtsalt... Ja siis Levo nagu show lõpus korjab päkkarist pudelid kokku ja lähme koju. Lihtsalt vend on nagu, Janar, lähme. Okei. Joo. Aga see on huvitav showdel nagu see, et koomikute päkkar, vaata. Ta tõesti on kõige igavam koht, kus on olla. No mitte iga kord. Ei ole tegelikult. Tegelikult see kõik oleneb sellest, kuidas sa ise nagu sõnastad selle. Kui ma oleks nagu terve aja päkkaris, vaataks Instagramis, kuidas mingi Jaan oma kuradi küünla jalga treib. Ma ütleks ka, et see on maailma kõik igavam pikk. Aga me Janariga rehvime kogu aeg. Sa lihtsalt ei näe. Sa oled kogu aeg telefonis. See on probleem. Ja see on probleem. Siis me praegu teeme interventionit sulle. Mida sa seletad? Sa teed nagu kuskil päkkari nurgas 4. korda oma setti läbi, samal ajal kui riif käib. Jaa, aga ma vähemalt ei ole nagu telefonis. Äkki see minu valmistumine, et ma nagu vaatad riile või? Rivo lihtsalt hakkas ennast pilti tegema. Ei, ma fännid tahavad. Fännid. Meie fännid, ma ütlen ausalt ära, kõige ägedamad inimesed päkkaris on Janar, Rivo, Levo. Jah. Tegelikult need on 3 inimest, kellega ma nõustun nagu. Sest need on 3 inimest, kes ei vahi oma fucking telefoni, kes ei scrolli Instagrami. Rivo on kogu aeg telefonis. Kui ma vaidlen naisega, jah. See on ainult jah, siis kui ta vaidleb naisega. Siis on aru saada ka Rivo poolt ju, kui ta on nagu veits närvis, ta on nagu mingi... Elu käib ringi mul lihtsalt nagu ja siis ma olen lihtsalt... Siis Rivo, meil ei ole kunagi esimeses pooles ainult 2 koomikut.
mul oli full panic attack ja see oli esimene. Viskab telefoni maha lihtsalt. See oli suur laks ka. Hello. Ja mu süda käis, ma ei saanud isegi hingata. Ma olen mitu show'd niimoodi teinud. Ma ei tea, äkki ma lihtsalt, ma nüüd natuke down. Roost. Aga see oli jah, see oli siuke. Mul meeldib enne nagu ma tean, siis ma nagu olen seal kaardina taga, ma nagu vaatan ja siis ma nagu... Ei, aga ma arvan tegelikult, et me oleme kõik, me ei taha seda tunnistada, aga me oleme veits nagu mitte läbi põlenud, aga nagu sellest tuurist väsinud ka. Sellepärast... See 50 show'd on nagu palju ka. Seda on tunda lihtsalt nagu... Mitte tuurist väsinud, vaid oma naljadest väsinud. Ei, ma ei usu isegi mitte naljadest, aga reaalselt kujuta nüüd ette, see on mingi 20 nädalat järjest, nädalavahetus, sul on kõik ära bukitud, vaata. Kujuta ette, vaata, mis Rivol vahepeal oli, ta oli nagu Tänni soojendaja, siis ta tuli meile, on ju. Aga see on veits vaheldus ju. Jaa, ei no seda küll, aga lihtsalt see, et sa kogu aeg nagu sa sõidad ühest Eesti otsast teise. Mõelge palju tunde me oleme autos olnud. Lihtsalt auto sõit, nagu reaalselt Võrru 8 tundi, mis me sõitsime kokku. Oli niimoodi Tallinnast edasi-tagasi. Me jõudsime kell 2 öösel tagasi. Nagu see on nagu, ja siis sa lähed magama öösel, on ju, sa ärkad järgmine päev üles, sa oled ikka väsinud, sa oled nagu Tavai Janar kirjutab sulle, et Tavai ole seal asukohas, mingi korrati kell 3 ja piki me oleme lege nagu mingi peaaegu 2000 tundi autos. No seda ma räägingi. Ma räägin, isegi mu enda ema ütles, et nagu me kõik näeme kuidagi nii väsinud ja nagu räsitud välja vaata. Ja siis ma rääkisin ka, et nagu meil on mingid... Me joome ka palju. No jaa, ma räägin, et meil on mingid teatud... Ei, tema ka. Kas sa mõtled selle peale, et nagu 3 kuud tagasi meil ei olnud nii palju pingeid omavahel, kui meil praegu on olnud? Ma tean, miks need pinged on. No nii. Te ei tea või? Ei. Te sõimab lihtsalt kogu aeg nagu. Ma olen kogu aeg sõimanud sind täpselt samamoodi. Ei ole. Olen küll. Alguses sa andestasid palju rohkem. Nüüd üks puhamis väike asi, mida ma ütlen. Ei, aga mina palusin vabandust tookord ka. Mitte kohe, aga ma palusin mingi 3 päeva või 4 päeva hiljem palusin vabandust, aga see oli sellepärast, et ma reageerisin üle, aga ikkagi tool hetkel oli mul õigus. Ja sina ei saanud sa ei saa võita. Aga kui sul õigus oli... Mul oli õigus sellepärast, et... Kui sul õigus oli, miks sa vabandust palusid? Sellepärast, et mina olin nagu suurem inimene. Ma olin nagu sorry, et mu emotsioonid käisid üle. Holy shit. Meil on vaja Dr. Phil'i siia. Aga that's it. No. Aga nüüd on nagu sõjakirves maha mõeldud. Meil oli Eestis ka keegi, meil oli see Võsa reporter. Kutsuge Taavi Libe lihtsalt nagu. Mis sind... Jah, aga ei, tuur on lahe olnud. Vahet ei ole pärast vaidame lõpuni seda vaidluse. Jah, ma pärast kütan Kaurile Moljale, tuur on lahe olnud. See on rock and roll. Ei tõesti nägelt nagu. Üldkokkuvõttes, nagu, see on hämmast nagu palju nagu stand-up minu nagu elu muutud. Nagu, päris palju ägedamad. Arengut on ka toimunud, vaata. See on võtnud üle mu elu. Ei, ma vahest pean nagu endale selgeks tegema, et nagu mul on nagu firma ka, et ma pean sellega ka tegema. Vaata mingid nagu, kui stand-upiga vahest nagu läheb show's hästi värks, tahaks nagu hullult tegeleda ainult stand-upiga, tahaks nagu uusi bitiga, tahaks ainult nagu tegeleda, siis tuleb meelde, et mul on tegelikult muud kohustused ka. Jaa, sa oled Thomas Shelby ka. Sa oled gangster, distillery gangster. Ma pingetal, ma mõtlesin Martinit ka nagu. Aga Martin on lihtsalt laisk. Ei ole. Ta räägib kogu, et tal on muud kohustused. Ma ei vaata, kütsin jälle draamal. Kodus voodis lihtsalt scrollib oma TikToki, Instagrami. Kauri pole kordagi näinud, mis ma nagu tööasju teen. Aina, tal on 2 tööasja. Tal on nagu 2 telefonikõne, siis ütleb, tal on meeletult tihe päev. Kas nagu telefonikõne on sinu jaoks töö tegime ainult? Sinu jaoks vist on. Ei nagu see, et kui ma nagu... Ma ei viitsi isegi laskida. Ei, ma olen näinud Martinit tööd tegemas nagu. Me panime Destilleri lakke villa nagu. Ja siis nagu Martini töö tegemine on see, et ta teeb ühe asja ära ja siis telefon kätte ja... Mul ei ole telefon lähedal. Ja siis keegi peab teda äratama, et Martin, paneme järgmise tüki villa. Siis peab telefon tasku, paneb ära ja siis jälle... Ja see on tema tihe tööpäev nagu. Siin episoodis on rohkem draamat kui nagu terve season armastuse malevis. Sa lähed praegu koju ja kallistad oma naist nagu aitäh, et see on nagu normaalne. See on see, et ta ei olegi isegi kodus. Ma lihtsalt panen nagu... Patja. Vägivaldselt pihku elad magama. Jah. See on see elu. See on ilus elu. See on ilus elu.
elu on ilus, rock and roll. On küll jah. Lõpetame selle noodiga ära. Ei nagu jah, tegelikult nagu tulge vaatama mere. ma tahaks siinkohal öelda nagu suur aitäh. Ma just sain ennast käima ja nüüd lõpetame. Ei, ma tahaks öelda suur aitäh minu kallile naisele, kes on olnud nagu kogu selle aja nagu toeks, kui mind ei ole kodus. Kui ma olen kodus, ikka ei ole temaga. Tegelikult see on vaata see on terve tuuri ajal sa ei saa nädalavahetuse plaani teha, et lähme sinna, lähme tänna. Mul naine saadab nagu üritused, lähme sinna, ma olen tuuril. Nagu saadab järgmised, ma olen show'l. Et nagu tänu... Su naine ei kuule seda podcasti, jah? Ei. Et nagu publik teab, et nagu rahvas teab. Et tegelikult need nagu partnerid, kes meil elus on, peavad ka väga toetavad olema, et me saaks seda asja teha üldse, sest nagu see võtab väga palju meie eludest ära. Shout out minu partnerile ka. Ja minu eksnaisele. Aitäh, et sa kuulad meie podcasti ja... Aitäh, et nagu keegi Kauri lapsi kasvatab nagu. Ja minu armukastele, kes kannatavad mind ja... Kõigile. Aitäh teile ka. Jälle peretüli kodus lihtsalt. Ei, ta ei kuula. Kui ta kuulab, siis ma saan talle ise klippi. Näe, vaata. Insta-riili. Ütlesin jälle, et sa ei ole ainus. Aga jah, lõpetame siis tänase kolmikpaugu podcasti. Miks Rivomi jalgad? Oleme rääkinud tunnetest ja perelahkumistest ja tülidest ja... Kuidas siis oli Rivo teist korda külaline olla? Kas tuled veel või? Jaa, kindlasti. Ütles eelmine kord sama. Teeme veel. Rivo, sa kuulasid ju meie eelmist episoodi ja sa ütlesid, et... Väga naljakas. Oli väga naljakas see, kuidas mul oli kurb lugu. Jaa. Enne ei see olnud kurb, see oli nagu... mul on ka tekkinud süksed asjad vaata ainete all, et ma väga sügenesin selle jutuga. See, et eksnaine tuleb järgi lapsega, vaata, Rivo saab samastada. Ma kujutasin ise ennast nii ette selles olukorras, et mingi võõras vend toob sind nagu tuppa, ei lase sind õue minna, ütleb sulle, et sa teed LSD-d ja sa ei tohi seda teha ja tema naaber on politsei. Ei, aga see kõlab nagu mida Rivo tulevikus veel teeks, kui ta laps ja naine on. Ei teeks, ma ei tee enam. Veits. Mulle ei meeldi isegi neid psühhoteelikud, mulle ei meeldi, kui ma kaotan mingi kontrolli ära. Praegu hakkasin mõtlema, nagu ma kujutan, tahaks näha nagu Rivot. Siis kui ta naine sünnitab. Nagu sünnitusmajas. Tere, kas see vend laps sünnib, ta on nagu hello. Sa ei saa munnigi aru seal, ma arvan. Ma tooks Johannes Vaherit kaasa minuga, siis me saame uusi bitti teha, vaata. Me saame riffida samal ajal, kui ta sünnitab nagu. Uus bitt. Johannes Vaher on see, kelle sa võtaksid naise sünnitusele kaasa või? Tainis Valpeetris ka, tahaks, et ta oleks ka lihtsalt seisaks seal nurgas. See on crazy venter. Meil oli Mökku Maik esmaspäeval, killib. Jaa, ta killab. Ta alati killib. Te peate kutsuma teda siia. Me juba kutsusin. Tal on vaja nagu vähemalt mingi 3 minti, et nagu inimest hakkaks aru saama taas ja ongi. Tainis ja ma kutsusin podcasti, ta ütles mulle, et ma pean vaatama, et kuidas mul selline graafik on, et vaatame ikka, et äkki midagi kokku saab leppida. Ja kui ta tuleb Mõkul või mingi tuleb vahepeal Tallinnasse on ju. Siis me peame ta ära võtma. Võtta kratiski. Ma arvan, ta isegi ei saaks öelda ei talle. Ta ei saagi. Ta oleks lihtsalt nagu mingi väike tulnukas tuleks teiega kaasa. Ta on hõivatud mees ikka. Nagu ole muusika. Teda on raske broneerida. Ta on õpetaja. Ta on nagu mingi... Ta on tegelikult ülitark inimene. Ma ei ole seda skenet näinud, mis seal muusikamaailmas toimub, aga ma arvan, et Tainis on seal tipus. On küll, jah. Nagu selle õlikoguse järgi seal juustest peab olema tipus nagu. Jaa. No, kuule, need on ikkagi eluterved juuksed, noh. Mõni määrib endale õlijuustesse, tal on nagu kogu aeg olemas. Aga mis me tahame öelda siin on see, et käige maikidel, näete uusi koomikuid, näete meid. Mul on hea meel, kui te täna ei käinud ükskõige, sest nagu ma sõin sitta lihtsalt. Uued bitid, vaata, kuskilt sa pead oli väga mõnus maik tegelikult. Kuskilt sa pead nagu leidma. Ma nagu see lõpp vajus ära. Ma mõtlesin nagu, et ma teen nagu selle referentsi, vaata, et see Love on Spectrum, vaata, et autistid otsid armastust, on ju. Et meil on nagu tegelikult Eestis ka sama sari, on ju. Armastuse malev ja nad ei tulnud. See on liiga deep bit ükskõige rahvasele. Sa pead rääkima kakajunnidest. Sul oli jah nagu see, et
noh, ma saadan kirja, vaata peresauga nagu kohe vaata full riff. Kohe full nagu, et proovi ikka veel. Ma pean kuidagi peresauga sisse tooma sinna. Jaa. Me ei saa. Aga te käisite Rataskohvi sel ajal ka? See oli huvitav jah. Maikil. Nagu seal olid esimest korda olid koomikud, tüdrukud olid täna laval. Nagu Ratas ja kohvi kohta nagu oleks Ratas ja kohvi open mic siukeseks nagu killer open mic. Ja see oli väga hea. Mulle meeldis see publik, sest et nad päriselt said aru minu laste bittidest. Sest üks kõiges nagu 17 aastast... Laste bittidest nad said aru, seal oli väga palju inimesi, kes olid lastega. Sest nagu 17-18 aastastel lastest rääkida nagu nad ei viitsi kuulata. Attention span nagu... No võit, kas nagu viimasel ükskõige maigid on natuke nagu vähe rahvast on, vaata. Nagu vahepeal käisid nagu full täis, nagu see vahekäik oli täis, nagu täiesti täis. Siis olid nagu heavy maigid. Ja nüüd viimasel on nagu see, et nagu... Küll hakkab tulema. Tuleb lainetega, jah, see on väga huvitav. Mida soojamaks läheb, seda rohkem hakkab käima. Ja see ongi see Star Karaoke on, jah? Kuidas seal maigid on? Ma isegi käinud siis nii kaugel, ma pidin mingi tund aega sõitma, et sinna kohale jõuda. Ma kuulsin kõlakaid. No. Aga mingi valgus, heli, kõik asjad olid nagu... jah. Sest et meie koolitulistaja pani seda paika, vaata. Oh my god. Ja siis oli seal sõimanud publikut, noh, et ühesõnaga oli pihta hakanud, siis Janar oli kuskil taganud, ei kuule, nagu heli on vutsis, on. Ja siis koolitulistaja oli mingi sõimanud kõiki nagu, et käiga putsi, ja siis noh, oli vaib alla läinud ja siis... Oh my god. Terve Maikal putsis. Tead, eks see, no me proovime ühe korra veel seal Staris teha ja siis meil on nüüd teine Ratas ja kohv. Me teeme 2 Ratas ja kohvi nüüd. See teine ruum siis või? See teine koht, mis need just avasid. Kus nad selle avasid üldse? Ja kas see ei ole kuskil see teine Ratas ja kohv? Kas nagu mingi Nike outleti kandis või kuskil seal, mis on see Ratas ja kohv? Ma pean seda uue aadressi leidma. See on 2 kohta ainult, Google Mapsis on ainult see, nagu see esimene on ja kuskil seal, kuskil siin kandis. Mingi Nõmmel või? Mitte nii kaugel, aga suht nagu siin ida pool Tallinnast natuke veits. Okay. Tuleb välja, aga see on killer Ratas ja kohv kõige nagu mõnusam. On küll jah. Kuulge, aga kuulajad, aitäh teile, et pidasite vastu nii kaua, kui te tõesti tund ja 20 minutit kuulasite. Me oleme väga tänulikud ja tulge meresse vaatama. Ja, Merekultuurikeskus 29. aprill, laval on kõik. Ja kommenteerige ja likeige ja möllake. Ja. Me lihtsalt ei jõua enam neid reklaame teha. Ja meie täname, meie olime Kolmikpauk, mina ja Martin Laasik. Ma olin Rivo Roost. Siin ei müüda sulle motivatsiooni, kokku tulnud on 3 humoriikooni. Siin ei siluta su ego nagu särki, saab resti nalja ja muud funny värki. Kui sul on ide, me teritame seda, kui sul on saladus, me seda ei reda. Okei, tegelt täiega räägime välja kõigile. Kõik, kõigile. Kõik, kõigile. Kõik, kõigile. Kõigile. Kolmikpauk. 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 Kõigile. Pane kõrvad valmis, mõtted juba jooksevad.